Usu endasse ja sütita ka teisi, sest koostööst sünnib lahendusi, mida sa esmapilgul märgatagi ei oska. Ära karda olla eriline. Kui sul on idee, siis mida lennukam ja pöörasem, seda parem. Ole ettevõtlik. Osaledes Entrumi programmis tekib sul võimalus tutvuda just selle valdkonnaga, mis sind kõige rohkem huvitab. Tere teile kõigile ja mul on siiralt ja tõesti südamest väga hea meel siin olla. Siit publikust hoomab siia lavani välja sellist värsket rõõmu, uudisimu ja energiat. Kindlasti mul on hea meel selle üle, et teid on siin niivõrd palju. Ma mõtlesin täna tagasi sellele ajale, kui mina olin teievanune ja tegelikult ma mõtlesin ka ajale, kui ma olin pisut noorem. Nimelt aastal 1991, kui Eestist sai vaba, iseseisev demokraatlik riik Eesti Vabariik, olin mina 13-aastane. Ja kuna minu taust on olnud lapsest saadik väga muusikaga seotud tänu juba minu perekonnale ja vanematele, siis meenutasin ma sellist aega, kui muusika, mis mind huvitas, seda ei olnud võimalik ei leida ei internetist ega osta muusikapoest, vaid mulle meenusid sellised naljakad seigad, kuidas kodus olles minu vanem õde näiteks Soome televisioonist pannes kassettmaki vastu telekat, kuulas Soome saadet nimega Hitti Mitteri ja lindistas sealt oma lemmikartiste. Mina seevastu leidsin oma lemmikbändid niimoodi, et isa, kes mul tol ajal raadiomajas tööl käis, sai mulle salaja lindistada kassettmakkide peale sealt lemmiklugusid. Võt niimoodi sain mina tuttavaks oma esimeste lemmikbändidega, kui ma olin pisut noorem kui teie, 12, 13 ja sealt edasi. Aga kuidas on teil siin kõigil täna vedanud, et teil on juba hoopis teistsugused võimalused, kui minul sellel ajal olid? Ma mõtlesin ka selle peale, et kui huvitav see on olnud ja kui ootamatu ka minu jaoks, et minu siis ametikäik või karjäär on mind sellise töö juurde toonud, mida ma olen teinud. Et nimelt 10 aastat olen ma olnud kontserdikorraldaja ja mul on olnud au kohtuda ka päris suurte ja kuulsate nimedega nagu Metallica või Sting või Pink või Linkin Park või Depeche Mode. Et kuskil 20-aastasena ma läksin suurde kontserdikorraldusfirmasse tööle ja ma mäletan seda esimest korda, kui ma pidin minema lennujaama vastu suurele staarile, see oli tol korral Pet Shop Boys. Ja kuidas minu süda värises ja kui väga ma kartsin ja ma mõtlesin, et armas aeg ma nüüd kohtun selliste suurte kuulsate inimestega, et mis ma neile küll pean ütlema või mis nad mulle ütlevad, et äkki nad on kuidagi vihased või äkki nad nõuavad kohe midagi või on neil mingi sellised imelikud tujud. Ja mida ma aina rohkem ja rohkem õppisin just neid kuulsaid inimesi kohates. Järgmine bänd oli muuseas Rammstein, kellele ma vastu läksin, sest nemad on veel eriti hirmsad ju. Aga tegelikult mis ma õppisin läbi selle, oli just nimelt see, et kõik nad on inimesed. Hästi lihtsad, soojad, toredad inimesed, kellele juurde võib minna, küsida küsimuse, nad küsivad sinu käest midagi vastu, neil on täiesti inimlikud, tavalised soovid ja vajadused, neile meeldib inimestega juttu ajada, kui nendega oleks see siiras ja aus. Ja see on minus kasvatanud arusaama mitme asja vastu. Kõigepealt üks väga oluline asi, inimestega on väga lihtne suhelda. Tuleb vahel võtta lihtsalt toru, helistada, küsida ja võib-olla täitsa kindel, et kui sa kenasti küsid, siis pahaks ei panda. Võib täpselt samamoodi, kui sa näed kedagi, kes pakub sulle huvi, kellel on mingisugust informatsiooni, mis võib sinu jaoks oluline olla,
võib täiesti minna kas või tänaval selle inimese juurde, astuda ligi, küsida see küsimus ja saada temaga tuttavaks. Näiteks olete kõik teretulnud millalgi vaheajal minu juurde täpselt samamoodi juttu ajama, kui te seda peaksite soovima. Et inimestega suhtlemine on lihtne. Teine asi, mida ma õppisin, olles kokku puutunud kõikide nende suurte staaridega ja me ju kõik ajalehest loeme, et neil on alati sellised ekstravagantsed soovid ja vajadused ja mida nad kõik sinna backstage'i ruumi tahavad ja mis neil seal kõik suurtel staaridel vaja on. Ma olen õppinud ka sellist asja, et sellist vastust nagu ei ole võimalik, ei ole lihtsalt olemas. Kui sul on ülesanne, kui sul on mingisugune probleem ja sa pead selle mingil moel lahendama, siis ei ole olemas vastust sellist, ma ei saa, ei ole võimalik, vaid kui sa pead oluliseks, et see küsimus, millele see probleem, millele see lahenduse pead leidma, kui see on oluline lahendada, siis sa võtad hetke, kohe ei vasta ja ütled, hea küll, ma tegelen sellega. Ja ma garanteerin, et paari tunni möödudes sa näed juba võimalusi, kuidas see probleem võiks juba lahendatud saada. Probleemid saavad alati väga loogilisi lahendusi, kas haarates telefoni, helistades kellelegi, keda sa tunned, küsides kellegi käest nõu, eriti siin pisikeses Eestis on probleeme äärmiselt lihtne lahendada, sest et selline teooria on, et iga inimene Eestis on 2 kuni maksimum 5 telefonikõne kaugusel. See on sellise väikses riigis elamise ilu ja võlu, et sa tegelikult jõuad kõikide lahendusteni üpris lihtsasti, palju lihtsamalt kui keegi, kes elab näiteks, ma ei tea, New Yorgis või Londonis või Pariisis. Selles mõttes ma arvan, et meil siin väiksel Eestimaal on mitmeid väga olulisi eeliseid teha kõike seda, mida me tahame. Minu elus tuli mõned aastad tagasi üks päris oluline hetk, kui ma pidin otsustama, mul oligi nimelt selline valik, kas minna elama ja töötama suurde linna London või jääda siia Eestisse. Ja see oli üks selline päris oluline hetk minu elus, kus ma otsustasingi teadlikult just nimelt seda, et ma jään Eestisse ja põhjus, miks ma seda otsustasin, oli see, et siin on üks väike riik, kus ma saan päriselt ka midagi ära teha. Et kui ma lähen sinna suurde linna, siis ma kuidagi kaon sinna ära ja kes teab, mis minust siis saab. Aga siin Eestis tundsin ma seda, et see noorukene vabariik vajab mind ja mida ma siis teha otsustasin, oli just nimelt see, et olin juba mõned aastad suurte staaridega tegelenud küll ja mina otsustasin siis ühel päeval, et on nüüd aeg, et Eesti bändid ja ansamblid hakkaksid hoopiski välismaal käima. Sellepärast saigi loodud festival nimega Tallinn Music Week. Just nimelt sellepärast, et ma olin õppinud oma elus, et võimatuid asju ei ole olemas. Kui sa hakkad millegiga otsast peale tegelema, siis need lahendused varsti ka ilmuvad. Ja juba näiteks viimasel nädalavahetusel käisime me siin Soome ühel festivalil koos sellise 3 toreda muusiku ja bändiga nagu Iiris Vesikuna, võib-olla tunnete teda paremini, Bedwetters ja üks tore laulja lugude kirjutaja Oreli poiss. Ja nad kõik said hästi positiivse tagasiside osaks ja ma arvan, et neil kõigil tuleb väljamaale ikka veel ja veel tagasi minna. Ehk siis ma olen millegipärast üsna veendunud, et on väga hea võimalus, et täna siin publikus võib istuda keegi, kelle bänd võib mängida kunagi mõnel väga suurel festivalil. Siin võib istuda keegi, kellest saab tulevane Lady Gaga või tulevane Metallica või tulevane Linkin Park või kes iganes on selline bänd, kes teile meeldib. Loomulikult ei tähenda see seda, et te peaksite neid bände hakkama matkima või üritama teha midagi, mida nemad teevad, täiesti vastupidi. Olge sihikindlad, uudishimulikud ja positiivses mõttes jäärapäised. Tehke päris kindlasti seda, mida te tunnete, et on teie, millest te olete andekad, mis teid huvitab
Ja üks asi veel, mida ma olen õppinud, kogu võti peitub tegutsemises. Et lahendusi vahel me esimesel silmapilgul ei näegi, aga kõik peitub selles, et hakka tegutsema ja järgmise nurga tagant sa arvatavasti leiadki selle vastuse, selle lahenduse, selle õige telefoninumbri ja selle õige kontakti. Seda olen mina õppinud ja loodan, et õpite ka teie. Ma arvan, et teie olete siin just see uus generatsioon Eesti noori, kes teevad Eesti üheks väga suureks ja oluliseks riigiks maailmas. Aitäh! Mina sain kahele oma küsimusele juba vastuse sinu kõnest. Esiteks ma sain teada seda, et staariks ei sünnita. See on täiesti tõsi. Staariks õpitakse püsivalt, järjekindlalt tegutsedes. Ja teiseks, kui ma tahan oma sünnipäeval Linkin Parkis, ma helistan sulle. Окей. А я вот, у меня создалось впечатление, что Хелен немножко похожа, наверное, на... Вы смотрели, наверное, все фильм «Дьявол носит Прада», там, где вот эта секретарша, которая должна была выполнять очень невыполнимые задания. Вот Хелен, наверное, знает ее работу. Она буквально получала задание и не знала, с какой стороны к нему подступиться. Но стоило начать, как просто открывается следующая дверь, и кто-то обязательно поможет. И я так поняла, что просто не надо бояться людей. То есть мы все люди. То есть если человек не помогает, то просто ты, наверное, как-то вопрос неправильно задал и как-то неправильно обратился. А так мы все готовы, наверное, помочь. Просто либо бывает настроение плохое. Вот. А так Aga nüüd ma ootan jälle julgeid inimesi, kes annavad käega märku, et Helenilt midagi küsida.